meeskonda ja siit on see liiklus on päris tihe siin olnud, kes on läbi käinud. Ja Harju puhul siis ka, vaatame selle momendi ära, läheb siin kasti, kukub ja penalti. Henri Berk läheb nüüd küsima, aga tundus ka siit, et mindi, oli see Rudenko, mulle tundub, kes kasti murdis. No ja väga hea driblinguga sellise ootas, kui kaitse tegi mingi nõksu ära ja siis lükkas vastas liikumisse, et kordus annab tõestust, kas see ka nii oli. Aga samas nende korduste pealt, mida me seni näinud oleme ja läheb ise üle vaatama. Ja ei ole penaltit, ei ole. Mis teeb kindlasti lööjale elu raskumaks. Aga vaatame. Ja Mussolitin, aga üle. Ivanov palli taga. Tundub, et tema paremaga sealt läheb Sennerust otsima. Ikkagi löök ja päris ohtlik, aga siiski mööda. Ja Baturinist nüüd ka vastase väljaku poolel korraks. Laurev pikendab, seal on pall lahti ja ei saa Rudenko pihta. Rudenko! No esialgu, mis kinni ei saa, saab kinni löödud. No nüüd toimis see, kui me räägime pragmaatilisest jalgpallist, siis siin oli ehe näide sellest, Baturins keskjoone pealt, pikk pall Lauri peale ja sealt värava esisel tagasi, kust naelutatakse, tundus, et väike rikošett vist oli ka seal või mingi hetkedel, kui Kalju nüüd saaks rünnakutsooni ja kiiremini selle palli niimoodi viidud, siis võiks midagi tulla ja praegu tuleb ka. Ja lähevad vahetusmehed oma vahel Orlov, Patrikevse! Kiirelt käib see asi! 55 sekundit ja on tehtud. No nagu õpiku näide, täpselt see, mida Andreev tahab, mida ta iga nädalaselt siin on Nõmme Kaljuga siin aasta alguses treeninud. Veelitatakse nüüd ründemängijad endale peale siin kaitseliinist. Eks Nõmme Kalju, eelkõige ma arvan, mängijad omavahel rääkisid, et teevad nüüd midagi natukene paremini. Ja liini taha uuesti, nüüd on Männilan 1-1 Baturinsiga, lööb ja mööda. Tuleb Kalju uuesti, ei tule. Aga võidavad kohe selle teise palli ja jätku olukord. Nüüd hea pall kasti ja on 2-1. Kiirelt käivad need asjad, väga kiirelt käivad asjad. Danil Mašenko võtab siis mees natukene rahulikult. Ei taha siin Harju vastu tähistada. Ivanov tuleb uuesti, uus senderdus. Patrikevs jätab. Väga ohtliku rikošeti võtab sellest, et see kolmas ka siin ära lüüa ja natukenegi seda mängu rahustada. Tuleb pall kasti ohtlikult ja jälle. Nii on. Aga vaatame standard olukord, Harjul on kasutada pall ohtlikult kastis ja nüüd Berk hiilgab. Kiiresti tegutsema hakata, siis pannakse seal need nitrad ka sisse. Ja nüüd pikk pall kasti jälle pikendatakse, on siin löögi koht. Kui napilt see üle läheb. Ikkagi rohkem loetakse seda, jah. Kuigi jällegi reeglite järgi peaks tegelikult iga kord. Ja siit pannakse 3-1 ja mäng on tehtud ja Kalju jätkab pronksi jahtimist. Nikita Ivanov. Ja Ivanov ka oma särava mängu krooniks. 3-1 ja... Ivanovilt värav otsustas selle mängu saatuse, andis ideaalse värav. Bergile sülle ja Berk kõhuli maha ja... Karl Koppel paneb vile suhu, lõpetab selle mängu ära. Ja Nõmme Kalju tõuseb tagasi 3. kohale. Harju Laagri jääb siis ootama oma saatust. Nii, aitäh poisid. Nikita, mis meestele riietusruumis, mis sõnad peale lugesid? I don't know what happened in the first half because we didn't do things what we spoke before the game, but was quite tough conversation with the players, and I think it works, and also substitutions help us. And second half we start to do things what we planned before the game, and second half I think we control and we could score even more. Aga mis sa arvad, mis seal esimesel poole ikkagi võis juhtuda? Kas on see koondis akna järgne mängupilt või mis juhtus? I think yes, these 2 weeks without the game, without the turnus, we don't have like many players were in the national teams, and we need time to adapt and bring again this energy for the game. Nüüd te 3. koha jälle kindlustasite, ütleb seda hoida, Paide on napilt seal selja taga teil. Kui enesekindlalt sa tunned?
No, we have plan. We just have to follow this plan, and we don't need to watch what is happening behind us. We need to watch forward and simple. We have 4 more games, and we want to take 12 points. Nikita, aitäh! No väga palju ta oma saladusi ei avaldanud, et mis ta täpselt seal meestele rääkis, aga oli tõsine jutuajamine. Nõustus, et esimese poolega absoluutselt rahule ei saanud jääda. Teisel tehti vigade parandused, vahetused toimisid. Ja kui mõelda nüüd tuleviku peale, siis ütles, neil on kindel plaan. Selle peale ei mõtle, mis toimub selja taga, tuleb ajada oma asja. See siis Nikita jutu kokkuvõte. Vaatan, kas ja nii on. Harju Laagri peatreener Lauri Nuuma ka nüüd minu juures. Lauri, esimene poolaeg võib öelda, et kuulus teile, aga Kalju teisel poolajal võttis oma 1-3 kaotust teile. Kuidas sa mängu kokku võtad? No suures pildis jah, et ei esimene ega teine poolek kummagi nad ei üllantud meid. Lõpp on palju karakteris kinni ja mentaalus ja teine poolek nad lähendasid paremini ja sealt see tuli kahjuks. No natuke teiega ka liigatabelit vaadata. Kõrgemale pole võimalik tõusta, aga seal selja taga päris tihe rebimine on. Kuidas sa praegu tunned? Igal juhul Harju Laagri oma parimat hooaega tegemas. Jah, me ütleme nii, et me peame minema mäng korraga. Nüüd on 4 tükki jäänud ja tabeliks, et ma arvan, täna oli vahet pole, kes on vastane. Täna oli võimalik võit võtta. On ka need järgmised mängud, ükskõik kes vastane on võimalik võit võtta. Et ma arvan, et kõik on meie nagu enda kätes teha hea töö. No vahepeal teil oli siin ilus seeria, kui tulite siia värske muru peale uuesti tagasi. Et esiteks, mida see sulle endale tähendab, et 10 mängu järjest on kodus, kuidas meeskonda mõjutab? No muidugi see sõltub, kuidas alustad, kui sa koju tuled. Me tulime koju, alustasime uuesti hästi. Olime ka väga pikalt eemal olnud, mis võib-olla mõjutas tugevamalt meid, kui see koju tagasi tulek tegelikult. Et ma arvan, et siin kodus on alati hea mängida. Meil on fännid, meil on rahvast, inimestel läheb korda see asi ja kindlasti see annab lisaenergiat. Et nagu ma ütlesin, siia väljakule jäid teatud eripärat, on ikkagi suhteliselt väike ja nii edasi, aga vahet pole, mis väljakul, et lõpuks on vaja punkte saada. Aga mängupildi mõttes, kui sa nüüd vaatadki siin neid viimaseid mänge, kui rahul sa oled asjadega? Pigem on olnud positiivne, et pigem me oleme rohkem enda nägu nagu teatud intensiivsuse ja ütleme selgusega, mida me tahame teha. Et ma pigem olen nagu hooaja lõpupoole selle pildiga suures pildis rahul, et lihtsalt punkte juba siin viimased mängud, et võiks tegelikult rohkem näpud vahel jääda. Lauri, aitäh sulle! Edu järgmisteks mängudeks. Ja nüüd kutsun siia enda juurde tänase mängu parimaks valitud Nikita Ivanovi. Tere! Palju õnne! See on nüüd sinu. No alustame kõigepealt mängust 2 väga erinevat poolaega. Ilmselt sa oled nõus. Võib-olla sina tahad lähemalt rääkida, mida Nikita siis riietusruumis rääkis teile? Ausalt, esimene poolaeg oli nii, nagu te ise nägite, aga vaheajal tulime riietusruumis, tuli peatreener ja ütles paar sõnad, ma ei taha kommenteerida, sest see oli nii nagu... Aga ta ütles need sõnad, mis aitavad meile tulla teisel poolel ja võita need 3 punkti. Ja praegu peame minema edasi. Natuke räägi enda mängust ka, 1 värava sööt, 1 värav, ilmselt saad rahul olla? Muidugi see on minu esimene auhind TV2 ja ma olen väga õnnelik ja loodan, et mul on veel 1 võimalus saada seda auhinna. Sa kevadel oled siin öelnud ka, et sa väga tahaksid siis Tamme ja Promissi koha endale saada. Kuidas sul enda arust praegu see teekond on läinud? Praegu nagu ma tean, mul on, see oli 12 assist, see oli minu. Ja muidugi enne see hooaja ma mõtlesin, et ma saan lüüa rohkem väravad, kui ma lõin praegu. Aga praegu ütleme nii, minu eesmärk, et oli kõige värava sõltsum. Nikita, edu sulle ja kindlasti saa neid auhindu tulevikus veel. Aitäh!